Norbert, täna tuli meil Premium liigas vastu võtta nüüd hooaja esimene kaotus, 0-2 allajäämine Kaljule ja kui seda mängu tagasi vaadata, ega meil erilisi võimalusi täna ründefaasis ei olnud. No nii enam, ega sellistes mängudes ei peagi neid momente palju olema, ma arvan, et seal võimalust ära lüüa oli, vastane loomulikult oli tugev ja seal mängus oli näha, et kui kõrge tempo või suure peale pandi või kui pressing konkreetne oli, siis oli juba väga raske sellist kombineerimist teha, et pigem oli nagu tugev see, kes suutis palli individuaalselt hästi vallata ja sealt otsida nagu käike, et sellist mitmepuutelist või sellist nagu mitme mängiga poolt kombinatsioone ei näinud kummalt poolt väga palju, et pigem viidi see palli kiirelt ründajatele ja sealt individuaalselt püüd seda palli hoida ja leida mingeid käike, et ei tekkinud esemegi hästi. Et natukene ma vaatasin, et nii nagu ka Narva mängus võib-olla otsiti liialt sealt keskelt seda läbimurdmist ja ei viidud palli nagu äärele, et kas selles osas on vaja nüüd natukene midagi muuta? Ei, see on, kuidas öelda, meil ei ole konkreetselt öeldud, et mängige läbi keske, sest see oleks nagu naiivne öelda või mängige ainult läbi ääre. Meil on olemas teatud ideed, teatud mängu ütleme, ülesanded, mille pealt sa näed, kuidas otsuseid teha, et millest lähtuvalt sa paned palli keskele, millest lähtuvalt sa palli äärde ja pigem ongi see otsustavuse küsimus. Et mängijad loomulikult nii keerulist mängu võib-olla veel nii väga hästi ei valda. Nad valdavad seda küllaltki hästi ja ka siin ütleme, kui me ikkagi poolel rääkisime teatud muudatustest, siis nad suutsid seda väga kiiresti teha, teine poolega olime oluliselt agressiivsemad. Isegi selles hetkes, kus oli veel 1-0, me olime mängus sees ja oli näha seda, mismoodi nagu mängu tulla, et loomulikult me olime surve all, aga teine tuleb survat teine lahendused. Tänane alg 11, aga tegelikult pink olid täpselt samad, mis Narvas, et meil on endiselt mitmed mängijad eemal ja ka eelmise aasta parim väravakütt Albert Prosa vigastatud, et kas sul on hetkel nagu pingilt võtta nii palju mehi, kui oleks vaja? No seda ma olen alati öelnud, et meil on kõik mängijad võimelised lõpuks mängima, nagu tänagi, et täna on küsimus mängijates, ükskõik kelle ma hakkasin neljakule panna, küsimus oli millise sellise sihikindlusega sa otsuseid vastu võtad, et kui sa kõhkled pressingusse minekul või kui sa kõhkled seda palli ette viia või kui sa kõhkled nagu sa samamoodi üks teine värav löödi Lindbergile peale minna, kuigi ta on seda juba mitu korda lahti mänginud, siis need kõhklused olid need, mis selle mängu nagu otsustavalt Kalju kasuks andsid, et nemad ei kõhelnud, tegid oma otsused täna kiiremini ja see oligi see võib-olla vahe. Tänane päev näitas, et eelmise aasta numbrid ei olnud juhuslikud, jällegi päris täpne number ei ole veel teada, aga 2000 inimest kindlasti siin A. Le Coq Arena'l, et selle üle on ainult hea meel. Loomulikult, et ega see on hea meel, kui tullakse vaatama. Nii põnev mängu alguses ka kohe ja ma usun, et said nagu kõva lahingut siin, niisugust jõudu ja agressiivsust külaga ja loomulikult üks võidab, üks kaotab, aga ma arvan, täna mõlemad meeskonnad peaks sellistest mängudest rõõmudama. Niisuguseid mänge me soovimegi ja ega meie mängijad, kui sa ikka riietusruumis oled ja tunned, et sa oled saanud õppetunde, siis on see mäng seda väärt olnud ja ma arvan, publik samamoodi nägi seda, kuidas täna meie ütleme, saime oma õppetunni, meie töö on see muidugi siit võtta kaasa ja edasi minna ja publikule nagu soovin nagu jõuda, et vaatame, küll me enda kallal tööd teeme ja kõik selle nimel, et jälle paremad ja paremad olla. Markus Jürgenson, täna tuleb paraku mängu järel nüüd tõdeda, et vastane oli täna meist parem. Jah, et tuleb au anda Nõmme Kaljule ja nende meeskonnale, et 2-0 tablool, et olid meist, täna olid nad grammi võrra paremad ja anname neile sellest au. Kaotusel on vahe, et täna oli üks selline päevi, kus ründefaasis ei õnnestunud mitte midagi, et seal vist üks pealelöök võib-olla oligi ainult meil, et millest täna puudu ja kas natukene seal väljaku keskel joosti ideedega kokku? Jah, et rünnaku tegevus oli täna kehvapoolne, aga eks see oli tingitud siin sellisest enesekindlusest ja loomulikult vastane tegi ka kõik selleks, et me võimalikult vähe nende kolmandikule jõuaks ja tänases mängus Nõmme Kaljul õnnestus see niivõrd hästi, et meie ründemäng jäi täna mannetuks. Kaitseliini poole pealt teine värav nüüd tundus selline, kus ikkagi jäädi natukene. Keegi jäi kuskil nagu hiljaks, et Alo Päärenkoop sai sisuliselt täiesti vabalt selle palli sinna sisse kaksata.
jah, nagu kipub olema, et igat väravat on võimalik ära hoida. Seal nüüd oli paar viga meie meeskonna poolt järjest ja muidugi Lindbergelt tuli väga hea tsenderdus ja väravahil Maidul oli seal juba raske midagi teha, et kaitseliin peab selliseid asju ära hoidma ja selle eest võtame täna süü täielikult enda kanda. Kuidas täna see muru oli, et loomulikult iga jalgpallur tahab ju seda mängu mängida ikkagi mitte kunstmurul, vaid murul, aga olid vist rasked olud? Noh, ta on, arvestades neid ilmaalusid, on ta siin ikkagi okeis seisus, aga lihtsalt see kunstmurult naturaalmurule ületulek nõuab natuke aega ja täna me sellega ei kohanenud, aga ega meil siin palju aega pole, et teisipäeval on juba Tartus mäng ja ega selle taha pugeda ei saa, et Nõmme Kalju mängis samamoodi, tegid sama palju trenni muru peal kui meie, mängisid samuti esimest korda muru peal, et väljak on okei. Järgmine nädal tõepoolest 2 mängu, et lõpetuseks, mis me fännidele ütleme, hooaeg on ju tegelikult väga noor ja rõõmustagem siis vähemasti selle üle, et oli jällegi niisugune väga võimas kodupublik meid toetamas. Loomulikult, et on paremaid päevi, on halvemaid päevi, täna oli niisugune halvem päev. Et kahju on küll, et selline suur rahvahulk on staadionile kutsutud ilus ilm ja meeskond ei suuda siis ootuspärast mängu näidata. Ja eks me oleme selle eest vastutavad, aga iga mees ikkagi üritab anda endast parimat, et täname fännide toetuse eest, et nagu ma ütlesin, et on paremaid päevi, halvemaid päevi, et õiges jalgpalliriigis on fännid meiega nii heas kui halvas, et loodan, et nii on ka meie meeskonnaga ja meie fännidega, et teisipäeval pärast tööpäeva jõuab ilusti Tartusse ka meid toetama, et oleksin väga tänulik, kui nad jälle tuleks. Aitäh sulle! Aitäh!